Tervist, täna 27. aprill Risto Renk Farmi kanal. Täna alustame sellest, et hakkame vedama kive ja tegema jälle segu ja kivid veame siis Okasse ja maja ja selle tagumise aia ehituseks on ju kivid. Kividest tuleb see alumine osa teha kindlasti kõik, mida nad ära ei näriks. Seega kõigepealt veame kivid kohale, siis teeme segu, millega need kivid üles laduda ja siis tegelikult kui saaks meetri kõrguseks selle müüri püsti, siis saaks juba Okasse õue viisata varsti. Nii et nemad tahavad ka saada võimalikult ruttu õue, teeme võimalikult ruttu valmis. Eile võtsin kätte, hakkasin siis puhastama seda hoonet siin minu taga, kui see korda teha, ära värvida ja nagu reaalselt ägedalt korda teha, siis sellest saabki väike uus savikoda, mis tuleb siis täiesti siia looma ja sissekäigu juurde ja siis loodusmaja siin. Nüüd saab käia ka savikojast läbi. Siia ette valame veel sihukese suurema terrassi, kus saab õues asju teha suvel ja talvel siis sees on küll väike ruum, aga saame ilusti hakkama. Ja siit, oi kui palju kola tuli siit seest. Siin on elu aegade jooksul kogutud igast jama, nii et väga palju asju läheb, vana rauda, mis on seal, vanad keevitused, kõik asjad ja muidugi igast vanad elektrimootorid. Selles mõttes ta on kunagi olnud need sarikad, mis on siin peal, need on olnud mingi vana saun, üliägedad tegelikult alles nagu puidutappide ja asjadega kõik ehitatud. Aga nad on tugevad, nii et me saame need alles jätta, kõik on nagu äge. See mõttes ainuke asi, mis savikoja jaoks tuleb teha, see on see, et siia seina tuleb panna soojustus ja siis krohvime pealt ära, nii nagu vana savikoda oli mul muhus. Et üldplaanis hakkame vaikselt sellega pihta. Et sealpool on veel üks ruum, mis tuleb ka veel tühjaks teha tulekus ja sinna poole lähevad need elektriahjud asjad on ju, et ja selle teeme ülevalt puhtaks, nii et sinna saab kas või magala teha mingisuguse. Nii et selles mõttes töö käib igal rindel ja eile oligi sükene kola koristamine. Homme tehakse vanaraua koht ka lahti, nii et homme saab siis viia vanaraua ära ja siis kaubelda inimestele. Vanad elektrimootorid tegelikult töötavad ja siis meil on mingi sükene huvitav saak siin, mis ka töötab selles mõttes bensumootoriga, nii et ma ei tea, läheb vana rauda või keegi tahab lihtsalt saada. Et töö käib mitme rindel, uue savikoja projekti ehitus ja nüüd lähme teeme siis natukene kivimüüri. Nii, tänaseks on jõudnud kätte siis 24. õhtu. Ja nüüd on paar päeva olnud siis tegutsemist. Ma ei tea, kuidas ma panin eelmine kord, et on 27. eelmine hommik. Ei oska öelda. No, ju siis midagi läks valesti, aga tegelikult täna on 24. alles, seega 27. alles tuleb. Ühesõnaga, ma olen siis jõudnud nii kaugele, et minu taga on Okas sigade majamüür. Ja ka tegelikult puitkarkass juba hakkab võtma ilmet ja hakkab saama paika see, milline ta tuleb. Müür on laotud. Müüri ladumine. Ma ei ole varem tegelikult austada vist müüri sihukesest kivistest ladunudki. Need on väga vanad kivid, veneaegsed, käsitsi tehtud, kõik kivid natuke eri mõõdus. Mõni oli täitsa isegi kõige kõrgema kivi ja kõige madalama kivi vahel oli 1,5 senti ja niimoodi kuni 2 sentimeetrit. Ehk siis nad on natuke pilla-palla kivid. Ei ole kõik ühe suurus, nagu tänapäeval on inimesed harjunud. Aga sellest ei ole midagi, kuna ta läheb tsementkivi tugev valatud on ja siis tsemendiseguga kokku ilusti ja jääb tugev ja saame Okas sigade jaoks just ära kasutada sellepärast, et Okas siga muidu, ma arvan, et kergkruusa sellest viboblokist läheks läbi. Aga võt sükene ongi see müür nüüd. Mõni kivi on täitsa sammaldunud, see on hästi nunnu. Seal kohas on sammaldunud kivi, enamus kivid, et me oleme ikkagi sambla maha, sest need on tõesti vanad kivid ja kaua seisnud, lõpuks said kasutuse, see on äge. Müür on siis selles mõttes meetri kõrgune põhimõtteliselt, natukene madalam, mingi 5 sentimeetrit tundub. Ja siis karkass siia peale saagisin siis 150 korda 50 brussist, mis mul oli eelmine aasta sügisel varutud sinna taha koormakatte alla. Eks ma saan need ka ära kasutada, kuna see ei ole nagu nii väärt materjal, kuna ta oli märg ja oli natuke ära tõmmanud, siis me saame ta siia paika panna, isegi kui siia soojustust vahele ei lähe. Siia pole soojustust vaja, seepärast, et Okasjad see talv olid ka ilusti lihtsalt laudhoones, mis oli võrguga kaetud, on ju, et ilus allapanu
heinakuhjad, siis neil on väga hästi. Ehk siis ma ei teinud väga kõrget seda, täpselt ukseauk on niimoodi, mina mahun püsti sisse käimas, siis on kõik hästi. Ja siis tuleb sarikas peale, aga sarikade puid ma ei võtnud neid nii laiasid, pole mõtet lihtsalt, sellepärast et see on tegelikult ainult 2 meetrit lai hoone, seega paneme 3-meetrised 100 × 50 brussid peale. Et siia poole tuleb aken ka kuskile. Aga praegu ma seda rohkem edasi tee sellepärast, et okassijad saab juba sisse panna. Selle ukseaugu, mis on seal, ukseaugu me praegu müürisime lihtsalt kividega kinni, mitte seguga, vaid lihtsalt raskuse kividega, et sinna tuleb siis nende ukseauk, et selle võime kivid ette ja saime okassijad tegelikult juba siia sisse. Nagu ma rääkisin, siis ma laon okassigadele, kuna on nii soe juba, et nad saavad õues ilusti hakkama, siis ladusin neile selle koopa sinna ja see on üllatavalt suur seest, nii et mahtusid mõlemad väga mõnusad sinna, alguses toimetasid ringi sinna natukene ja nüüd nad harjuvad oma uue keskkonnaga ja ronisid sinna magama, et seal nad olid täiesti niimoodi jalad laiali, magasid mõnusasti, et kui päike paistis siin päeval. Et jumalast äge, nad mahuvad ilusti sinna koopasse, nad tunnevad ennast turvaliselt, siin nad ei ole üldse nii äkilised, seepärast keskkond on suurem ja siin nad saavad toimetada. Ainuke asi, mis meil on siit veel puudu, on siis hakkepuit siit poolt ja siis see, et me saaks teha selle raua ilusaks. Tagumine müüriosa, mis on ainult siis see müüriosa, sellele ma panin peale nii kõrgenduseks, kuulsite Nandu, nii kõrgenduseks kui ka efekti pärast, siis erinevad kivid, pesin ilusti voolikuga puhtaks, panin segu vahele ja silusin siis pealt ära, et nüüd siin on niisugune kõrgendus, looduslikud kivid. See müür, mis ma siit ladusin nüüd, see sama müür ei ole majaga nagu sama joone peal, ehk see müür on eraldi ja maja sein on eraldi ja see tähendab seda, et siit kohast tegelikult on 2 eraldi müüri ja ma ühendasin nad siis raudlattidega vahelt ära, et ta oleks nagu hoiaks ühes tükis, aga mitte kividega ei sidunud neid ära, vaid nad on nagu eraldi seisvad tegelikult. Ja siis muidugi on meil värav, millel tegelikult kinnitus tuleb, üks tuleb üles, teine alla ja ma pean siia kivi sisse puurima kuidagi ja tegema ise mingid rõngad üle, et ta hoiaks tugevasti ja siia panin lihtsalt tegelikult keevitasin mingid hinged, mis ma leidsin kuuri alt, keevitasin korralikult siit poolt tegelikult kinni, siit veel ja siis siit pikalt ja siis hoiab ilusti, need on 2 tükki ja värav liigub hästi ja siit alt muidugi on seguga valatud, aga kuna tal kinnitusi veel ei ole ja tokassijad saaks välja, siis samamoodi siin on raskus ees lihtsalt, et nad saaks seal lahti lükata. Isegi siit poolt tuleb see maja päris äge, ma arvan, et niisugune efektne ja täpselt praktiline, nii nagu vaja oli. Ja nagu see müüri ladumine, ta võtab ju tunduvalt pikemalt aega kui puitkarkassi püstipanek ja see ongi niisugune, et ma tegin seda nüüd siis tegelikult müüri, ma ladusin 2 päeva, esimene päev 3 kihti, teine päev saime alles poole, meil oli muid asjatoimetusi ka, teine päev sain siis 4. kihi peale ja 3. päev nüüd hommikul ma panin siis selle need ilusad kivid sinna, need looduslikud kivid sinna peale. See nagu ei ole enam müüri ladumine ja siis täna panin selle puitkarkassi sinna nii palju püsti ja selle puitkarkassi kusjuures ma mõtlen, et sellega on nagu tegelikult aega, et seda nagu okassigade pärast ei ole veel vaja, sest suvi on kõik ees ja neil ei ole vaja praegu sisse saada otseselt, aga ma panin selle, ehitasin selle pärast, et koerad muidu hüppavad sealt tagant üle kivi ja okassigad aeda ja see on ohtlik, seega ma pean panema lihtsalt puitkarkassi peale sinna mingi võrgu enne, et koerad lihtsalt ei läheks nende aeda, sest siit poolt nad üle ei hüppa, aga just tagant kivihoone seest nad on kommed üle minna ja lihtsalt see on ohtlik koerte jaoks. Aga üldplaanis ma ei ole see kiviladuja, ühesõnaga ma ei ole varem teinud seda niimoodi sellisest suurtest kividest. Ma olen küll ladunud punasest tellisest ahju ja soojamüüri, aga sellisest suurt kivi ma ei ole ladunud, seega jah, selles tõenäoliselt professionaalid ja teadjad inimesed ütlevad, et nii ei tehta või tehakse teisiti või see on niisugune kilplase töö või mis iganes või kole töö, siis andke mulle andeks, see ei ole minu ala, aga müür seisab püsti, on praktiline, suur ja tugev ja tegelikult alguses mõtlesin, et ma panen need, kuna kivid on eri mõõdus hästi palju, eri mõõdus, siis ma mõtlesin, et äkki me krohvime pealt selle seina ära kõik, aga kui praegu vaadata, siis ta on tegelikult niisugune üllatavalt robustselt looduslik ja äge, selles mõttes, ma arvan, et ma isegi ei krohvi seda ära, sest ta jätabki see ebakorrapärase mulje ja seda nagu on meil tegelikult puuridesse vaja, sest kui meil ei ole nagu see modernne suu, nii nimetatud, kus on asjad nagu täiesti
noh, ma teen lihtsalt ainult klaas, betoon ja siukene, et me tahamegi teha, hoida see looduslikku joont, seega siis ta tegelikult võikski jääda selline. Et ma arvan, et see tuleb väga äge, sinna peale tuleb nüüd ülesse pool samamoodi, see puitosa tuleb servamata lauast, nagu meil kõik majad on. Et siis ma arvan, et see tuleb super vinge. Ja suur aken ka, et valgus sisse pääseb ja üks keskkond põhimõtteliselt hakkab looma, valmis saama. Nii palju enda valmis, et loomad on sees, mis oligi see, mille pärast ma nii kiiresti tegin, et just okassead saaksid õue. Et nad ei peaks olema toas enam, et saaks ikka päikest ja saaksid toimetama hakata. Ja see etapp on tehtud ja see on super. Muidugi ülejäänud loomaid võtab ka väga vinget ilmet, et uksed, aknad, kõik on saanud endale selle ilusad raamid ümber. Aivo toimetab, teeb raame, Mirge värvis täna jälle nandutaia oma ära ja lambaia oma ära, aedade puhastus, majade puhastus, kõik see töö käib ka, et nüüd hakkab siukene nii nagu ägedalt päris tunne hakkab tulema, et nüüd on nagu, hakkame jõudma sinna punkti, kus on mingid asjad on saanud nagu justkui mingi viimistluse ka, et eelmine aasta oli kõik veel siukene, kuidas nüüd öelda, hästi robustselt tööprotsessis, aga praegu hakkab nagu looma, et nanduaed on jõudnud ilusad raamid, kõik asjad ja muidugi uksed, aknad ja nandud on praegu sees, sellepärast et isane nandu hullult Toomas sebib meie emast nandut, nii et selles mõttes hull pulmapidu käib kogu aeg, nii et selles mõttes hull kevad on, väga lahe on. Ühesõnaga okassead on õues ja see on vägev. Okassigade esimene öö on nüüd möödas oma uues aedikus, uues keskkonnas ja mul on hea meel teada, et nad on täiesti hästi vastu võtnud selles mõttes, et nüüd nad läksid natuke jälle peitu, sest nad ikkagi pelgavad, muidugi nad ongi pigem ööloomad, aga selleks, et näha, et kuidas nad selle uues kohas hakkama saavad, mina panin sinna äärde kaamera, lihtsalt see kannab meile otse üle kogu aeg tuppa, elutuppa ja õhtul nad toimetasid enne, kui me magama läksime, toimetasid nad täies hoos siin, rügasid ringi, nad on käinud söömas neid oksi ilusti ja muidugi toidukaus on tühjaks söödud ja toidu on nad üles leidnud, toit käisin seal taga nurgas neil ja nad toimetasid täiega, mis ongi nagu hea näha, et nad on nagu leidnud igast põnevad asju üles, nad ronisid siin puude peal, seal peal ma neid ei näinud veel, aga noh, ega ma väga palju jälgin ka, aga siin on käinud natuke hammas proovinud igale poole, aga mulle meeldib see, et nad ei ole üritanud kuskilt nagu justkui välja kaevata ennast väga, ainult koht, kus nad on natuke kraapinud, on siis siin oksa all ja selle jaoks see killustik ja kruus kõik siin ongi, et nad saakski kraapida, sest seda nad tahavad teha ja seepärast me peame katma ka selle võrgu ära, et siis saaks et neil oleks nagu koht, kus tuuseldada, ütleme siis nii, aga praegu nad magavad ja on ülirõõmsad ja nunnud, selles mõttes on kõik hästi. Nii lahe, nii äge. Eile õhtul enne tuppa minekutel panin kokku ruttu meie esimese kämpingu põrandaraami. Siin ta on, Mirge samal ajal immutas ta kohe õliga ära, siia tulevad põrandalavad peale nüüd ja see on siis meie esimene kämpa põrandaraam, mis tuleb ka täna paika viia, nii et siukseid asju teeme ka vahepeal veel. Aga tundub, et Muffin on aru saanud, et ta sisse minna ei tohi ja vaatab lihtsalt okastigu läbi aia, onju. Selles mõttes ta on tubli, et peaasi, et koerad siin sisse ei hüppa, aga üle võrgu nad ei hüppa ja majast seest nad enam läbi ei lähe. Vot, selline saigi tänane video, okassead on uues kodus. Siin on veel teha, muidugi, palju on teha, kogu aeg on palju teha. Aga see ei ole üldse eesmärk, et kõik saaks tehtud, ütleme siis nii, et mulle meeldibki see, et see protsess on eluaegne ja see ei saa kunagi valmis. Aga okassead on uues kodus, nad on rõõmsad, enam me neid liigutama ei pea, nende talvekorter on siin taga, kõik on õiges kohas, väga hea, super, teie olge tublid, share'ige, like, jagage, näeme järgmine video ja muidugi olge mõnusad, onju. Tšau!